Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Nädala raamat. Veiko Märka võrdleb oma raamatus ühiskondlikku situatsiooni ja üldist meeleolu Seevaldi territooriumil ja väljaspool seda ehk Eesti NSV-s aastal 1986. Autor otsustas Vene sõjaväest pääsemiseks saada vaimuhaiguse diagnoosiga paberi. Eesti veel magas, tulevik oli kahtlane. Hullumajas oli parem, elu oli mitmekesine, seltskond kirev ja laulva revolutsioonini jäi veel 2 aastat. Minu 1986, Tiigriaasta hullumajas, kirjastuselt Petrone print. Uus nädal toob lähemaks jutuks ajaloo, täpsemalt öeldes Eesti ajaloo, Eesti lähiajaloo ning see jutt saab olema otseselt just läbi mälestusliku vaatenurga. Jutuks saab tulema 1964. aastal sündinud luuletaja ja publitsisti Veiko Märka raamat Minu 1986. Tiigriaasta hullumajas. Raamat andis välja kirjastus Petrone print ja see teos kuulub selle kirjastuse sarja Ajalugu. Just nii ongi, jutuks on selles sarjas mitte ajalugu, vaid ikka ajalugu. Kirjastus Petrone print asub Tartus ja selle kauaaegne tegevjuht on olnud Epp Petrone, üks õige mitmekülgne daam, ajakirjanik, kirjastaja, blogija, kristallikaupmees. Epp Petrone õppis Tartu Ülikoolis ajakirjandust, ta on töötanud Tartu raadios ning mitmetes, kas nüüdseks hingusele läinud või jätkuvalt ilmuvates ajakirjades, olgu siinkohal nimetatud Favoriit, Eesti Naine, Stiina, Stiil, Tervis ja ajakirja Anne. Kirjastusel on mitu üsna hästi õnnestunud sarja. Neist ilmselt tuntuim sari on sari Minu, kus on ilmunud hea hulk üle 70 raamatu nagu Minu Ameerika, Minu Tai, Minu Saksamaa, aga on ka rida raamatuid sarjas Minu, mis on seotud kas mõne pealinna või mõne suurlinnaga. Viimasena selles sarjas ilmus näiteks läinud aasta detsembris Minu Norra. Teiseks selle kirjastuse õnnestunud sarjaks on Kirjad. Siin on praeguseks ilmunud 10 teost, kirju elust, kirju mandrilt, kirju kodust ja nii edasi. Ning kolmandaks sarjaks on siis eelpool mainitud Ajalugu, kus samuti on siiani ilmunud terve rida tähelepanu äratanud ja tunnustust pälvinud raamatuid, nagu näiteks Andrei Vostovi Sillamäe passioon, Kristiina Ehini paleontoloogi päevaraamat, Ene Hiioni Valged varesed ja teised mälestuslikud teosed viimasest 2 autorist ja nende raamatutest sai ka Kukus eelnenud aastatel lähemalt juttu tehtud. Lisaks 3 sarjale annab kirjastus välja veel ilukirjandust, lastekirjandust ja muudki lugemisvara. Nii nagu eelnevad sarja Ajalugu raamatud, on ka Veiko Märka teos sellise väiksema mahuga, ühtekokku 134 lehekülge ja päris ohtralt illustreeritud fotodega. Neist mõned pärinevad aastast 1986, teised aga mõnevõrra varasemast ajast. Raamatu autoril oli algne idee kirjutada oma 1986. aasta läbielamistest ja oma silmaga nähtust, toonase nimega Tallinna Vabariiklikust psühhoneuroloogia haiglast ehk rahvakeeli Seevaldi hullumajast. Tal oli algselt mõte kirjutada sellest üks mälestusliku rõhuasetusega ilukirjanduslik novell. Taoline idee jõudis isegi ajakirjandusse. Paraku tekkis aga autoril teatav kommunikatsioonihäire, mille tõttu kirjastaja Epp Petrone järeldas, et Veiko Märka tahab just kirjutada 1986. aastast raamatu. Teos autor möönab oma sissejuhatuses. Täiesti võimalik, et see veel alustamata novell oleks tõesti sedavõrd mahukaks veninud, et nõudnuks avaldamist eraldi raamatuna. Autor möönabki sealsamas, harilikult venivad kõik lood, mida alustan, planeeritust pikemaks. Kuidas ja mis asjaoludel sai teose autorist Tallinna Vabariikliku psühhoneuroloogia haigla patsient? Lühidalt öeldes, ta otsis 1985. aastal võimalusi, kuidas kõrvale hoiduda teda oodanud teenistusest Nõukogude armees. See kannab autor lugejale üsna üksikasjaliku pildi Nõukogude Eesti ühest lõpuaastast, 1986. aastast, aga ka sellele eelnenud aegadest ja loomulikult autor vaatab nendele sündmustele otsa oma isikliku mätta otsast. Raamatu žanrina võiks Veiko Märka raamatu ilmselt liigitada mikroajaloolise käsitluste hulka
poliitika. Autoril on oma täiesti isiklik lugu ja see on seotud mõne sündmuspaigaga, tema kodu ehk siis korter Sauel, nõukogude ajal iseloomulik väike korter Sauel Lehtla tänaval, kus 2 toas elas 5 inimest. Teiseks kohaks on maamaja ehk siis talu Saue küla nõukogus Vaila külas, kuhu teismeline Veiko aeg-ajalt redusse läks, põhjuseks kas mõni kodune tüli just isaga, ja siin oli ruumiga vastupidi, enamasti elas seal 2 inimest 5 toa peale, vanaema ja üks üüriline või vanaema ja Veiko, ja 3. koht, mis on sisuliselt raamatu keskmes, selleks on siis Seevald ehk Tallinna Vabariiklik psühhoneuroloogia haigla, tuntud aadressiga Paldiski maantee 52. Autor nendib, et enne sinna sattumist polnud ta varem kordagi selles asutuses viibinud ja see on ka igati loomulik. Raamat algab koduste olude, elamiskohtade ja 1986. aasta Eesti NSV olustiku üldise kirjeldusega. Eks see 86. aasta kirjeldus ehk ka veidi ebalevaks jääb, aga see ongi aasta, mida kaunis raske kokku võtta. Sisuliselt oli see, eriti just aasta esimene pool, stagneerunud Eesti NSV viimane aeg. Moskvas käis küll kõrgetel tribüünidel uutmine ja uuenduste jutt, aga siin ei toimunud veel suurt midagi. Autor arvab nii, et 86. aasta oli kogu Nõukogude Liidus kummaline, mõistatuslik ja tuleviku suhtes ettearvamatu aasta. Eestis kui okupeeritud, aga samal ajal hästi informeeritud maal veel eriti. Üldiselt oli tajutav, et Gorbatšovi poolt välja kuulutatud perestroika ja glasnost eksisteerivad, mingid muudatused leiavad aset, aga mida need muudatused täpselt kujutavad või veel hullem, kuhu see kõik välja viib, seda ei osanud keegi aimata. Mingid olulisi käega katsutavaid tagajärgi see tulipunase tiigri aasta endast ajalukku ei jätnud. Oma hukatusliku alkoholipoliitika oli Gorbatšov välja kuulutanud juba 85. aastal, Eesti kodanikuühiskonna aktiivseks muutnud ja edukalt lõppenud fosforiidisõda, see jääb aastasse 1987. Toonane kommunistliku partei Keskkomitee ideoloogia sekretär Rein Ristlaan kirjutas 87. aasta algul nädalalehes Sirp ja Vasar, et läinud aasta oli arupidamise aasta. Siiski täpsustab autor üldpilti, ometi oli muudatuste tuult tunda, ehkki see avaldus peamiselt pisiasjades. Nendestki oli suurem osa negatiivset, sest Gorbatšovi alkoholipoliitika hakkas majandust ja kaubandust üha rohkem destabiliseerima. Müügilt kadus kõik, millest võis puskarit ajada, kõigepealt kadus suhkur, seejärel karamellkommid. Kõik šokolaadi sisaldavad maiustused olid poodidest otsa saanud juba varem, sest valuuta kakaoubad ostmiseks lõppes Nõukogude Liidul juba Brežnevi aja lõpul. Ja nii kirjutab autor, et ka šokolaaditahvlite asemele ilmusid kammašokolaad ja valge šokolaad, aga mõlema maitse kuhugi ei kõlvanud. Peenemaid kompveke toodeti edasi sama nime all, kuid nendegi pruun glasuur muutus kahvatuks ja maitsetuks ning midagi oli ka Kalevi pakkimisliiniga juhtunud. Senised läikivad ja kirkad kommipaberid asendusid mingite luitunud nartsudega, just nii autor kirjutabki, ning teeb järelduse, ilmselt oli ka kvaliteetse paberi saamisega kriis. Kohv kui importkaup kadus samuti müügilt, asenduseks pakuti rõvedaid rohelisi jubasid, mida pidi kodus pannil pruunistama ja mis vähemalt raamatu autori oskuste juures ehtsa kohviga võrreldavat tulemust ei andnud. Müügiriiulitel asendasid kõike kadunud pikad 3-liitriliste purkide read viinamarja mahlaga. Mahla oli aetud enamasti Moldaavias, esialgu veini tootmiseks mõeldud sortidest, mille sihipärast kasutamist nüüd radikaalselt piirati. Keegi neid mahlu ei ostnud ja purgid muutusid ajaga nii tolmuseks, et klaasi peale võis sõrmega triipe vedada. Ja autoril on veel selline päris huvitav üldistus. Kogu selle kaubavaesuse ja segaduse juures oli kurioosne, et just alkoholipoliitika konsolideeris lühikeseks ajaks siinse Eesti ja Vene kogukonna rohkem kui kunagi varem või hiljem. Mustamäe ainsa alkoholikaupluse ekstra ees looklevas 200 liikmelises sabas kostis Gorbatšovi suhtes räiget sõimu 2 keeles, kuid ühel meelel. Aga tõesti, mida teha riigijuhiga, kes loodab oma kodanikele veini asemel mahla sisse jootes kokkuvarisevat eelarvet lappida?
Tere taas, teen tänaseski saates juttu meie luuletaja ja publitsisti Veiko Märka raamatust Minu 1986 Tiigriaasta hullumajas. Teose autor on laia haardega kirjamees, kes sai ehk omal ajal Tuule tiibadesse Tartu noorte autorite koondise liikmena ja ta oli ka selle ühenduse esimees 1990. aastate keskel teisel poolel. Tartu noorte autorite koondis tegutses juba sügaval nõukogude ajal Kirjanike Liidu juures. Ühendus on olnud teatud ajal tegev ja olnud teatud ajal ka varjusurmas. Praegu on Veiko Märka Eesti Kirjanike Liidu liige. Raamat algab 1986. aasta Eesti NSV olustiku üldise kirjeldusega. Autorile on noorusajast üht-teist meelde jäänud ja ta on vanade ajalehtede aastakäikude lappamisega seda ajajärku täpsemalt meenutanud ja kirjeldanud. Üheks märksõnaks on riigijuht Mihhail Gorbatšovi aegne niinimetatud kuiv seadus ja selle rakendamise tagajärjed. Ta märgib, et enne Gorbatšovi tuli kogu Nõukogude Liidu peale toidukaubanduse kasumist umbes 40% alkohoolsete jookide arvelt. Mitte küll seetõttu, et igast 5 ostjast 2 oleks alkoholi ostnud, vaid viinamüük oli äärmiselt rentaabel. Pudeli omahind riigile kuuluvas tehases jäi enam-vähem 1 rubla piiridesse, riigile kuuluvas poes aga maksis pudel viina 4,20, maist 1985 alates maksis pudel viina koguni 5,30. Lisagem juurde veel lõputult pikad järjekorrad, et see pudel poest kätte saada. Ja nii nentis Kalev Türk õige tabavalt nädalalehes Sirp ja Vasar number 47 1986. Välismaal tungleb vaba tööjõud tööbörsil, meil aga kauplustes. Järgneb toonaste viinakaupluste olukorra täpsem kirjeldus, mis ehk vanematel raadiokuulajatel ka veel siiani silme ees, aga autor meenutab lisaks veel mõnda seika, mis praeguseks ehk meelest läinud, kirjutades nii. Tehti ka tobedamaid asju, näiteks kalendrite rahvapärastest kuunimetustest nimetati viinakuu ümber porikuuks, Viinamäe tigu aga Mahlamäe teoks. Autori arvates oli 1986 üks omapärane aasta. Toon temalt siinkohal ühe tsitaadi. 1986. aasta üheks eripäraks oli see, et Eesti ühiskond oli võrreldes Moskvaga tunduvalt mahajäänum, arglikum ja konservatiivsem. Võiks öelda, nagu ei kunagi varem või hiljem. Alles järgmise aasta fosforiidisõda tõi äratuse ning pinged. Öeldakse, suur aeg vajab suuri inimesi. Järelikult vajab väike aeg väikeseid inimesi. Ja 1986 jäigi Eesti avalikus elus viimaseks daatumiks, mille kohta võib öelda väike aeg. Midagi kardinaalselt veel ei toimunud. Ja jätkab oma kirjeldusega, et aastal 1986 toimus Eesti NSV Kirjaniku Liidu 9. kongress ja samal ajal peeti ka Eesti NSV ajakirjanike kongresse. Autor üldistab olukorda nii. Mõlema kirjapere tähtsamail foorumil valitses teatud nõutus ja minna laskmine. Ühelt poolt oli käsk teha kõike uutmoodi ja oli isegi käsk mõelda, aga kuidas? Kuidas küll tegutseda uutmoodi, seda ei teadnud veel mitte keegi. Eriti avaldus selline segadus ajakirjanike leeris, kellelt oodati kiiremat ja jõulisemat reageerimist. Selleks ajaks olid küll peetud riigijuht Gorbatšovi kõned, kus nõuti, kaasa arvatud ka ajakirjanikelt, rohkem kriitikat ja avalikustamist. Aga selles jutus polnud midagi uut, sest et ega ükski Nõukogude riigijuht varem polnud kutsunud ajakirjanikke avalikult valetama, lakeerima või puudusi peitma. Vastupidi, sel teemal ilmus arvatavasti sadu följetone ja pilkeluuletusi. Aga siiski midagi oli õhus ja nii nendib autor, et ühiskondlike arengute positiivse näitena Eestis võib märkida 86. aasta teisel poolel ajakirjanduses lahvatanud artiklite laviini ajalooliste nimede taastamise teemal. Eelkõige algas möll Kingissepa linna ümber nimetamiseks Kuressaareks, aga üsna kiiresti jõuti paljude Eesti linnade tänavanimedeni, samuti ajalehtedeni Pärnu Postimees, Sakala. Seegi algatus nagu perestroika tervikuna pärines küll Nõukogude Liidust, kuhu vaid mõne viimase aasta jooksul olid tekkinud näiteks Brežnevi, Andropovi ja Ustinovi linnad. Varem Naberežnõje, Tšelnõõ, Rõbinsk ja Iževsk.
Ümbernimetamise kampaania algas ettevaatlikult, näiteks oli ettepanek nimetada Kingissepa linn tagasi Kuressaareks, kuid rõhutati, rajooni ehk siis tänases mõistes maakonna nimi tuleks jätta samaks ehk siis jätkuvalt Kingissepa rajooniks. Autor rõhutab, et aastal 1986 juhtus maailmas nii mõndagi põnevat ja ta toob ka siin mõned märksõnad: Tšernobõli katastroof, Mattias Rusti piiri rikkumine ja purilennukiga maandumine Moskvas Punasel väljakul. Siinkohal peaks saate toimetaja ehk küll Arjakas tegema küll väikese paranduse. Rusti toona skandaalne ja tänaseks juba ammugi legendaarne lend ei toimunud mõistagi mitte purilennukiga, vaid väikelennukiga Cessna, kust küll olid salongist eemaldatud ülearused istmed ja selle asemele pandud lisakütusepaagid ja kui veel täpsem olla, siis see oli lennuk tüübiga Cessna F-172B. Aga autor toob veelgi mõnede peamiste märksõnadena välja Ameerika kosmosesüstiku Challengeri plahvatuse ja 8 astronaudi hukkumise ning Rootsi peaministri Olof Palme mõrva, kuid lisab juurde, temast läksid kõik need suursündmused mööda, sest tal oli oma probleemidega liiga palju muret ja samas ka teadmatust, et globaalsetele sündmustele kaasa elada. Ümbritsevast maailmast mõjutasid raamatu autorit 86. aastal hoopis rohkem 2 uuendust kohalikus ajakirjanduses. Esiteks jõudis 2. novembril ehk juhuslikult raamatu autori sünnipäeval Eesti Televisioonis ekraanile uus saatesari Noortestuudio pärastlõuna, mida juhtisid alles hiljuti ülikooli lõpetanud noored teleajakirjanikud Vahur Kersna ja Ivar Vigla. See oli tore saade, hoogne, vaimukas ja ilma näppu näitava ideoloogiata. Ja mis siis veel kõige tähtsam, selles saates hakati peagi näitama lääne muusikavideosid, mis õige ruttu muuvideks ümber nimetati. Saade oli eetris pühapäeviti 2 nädala tagant pikkusega koguni 1,5 tundi. Teiseks hakkas juulist 1986 ilmuma noortele ja hingelt noortele mõeldud kirjandusajakiri Vikerkaar, mille esimene peatoimetaja oli Rein Veidemann. Autor luges seda ajakirja süvenenult ja entusiastlikult, kirjutades, et sellist tähelepanu pole temalt saanud ükski muu uudisväljaanne ei varem ega hiljem. Tal oli selleks ajaks Pikris 11 ilmunud ja ta plaanitses Vikerkaarele kaastöid saata, aga nii 1986. kui ka paaril järgmisel aastal osutus see võimatuks lihtsalt põhjusel, et autoril polnud ühtegi mitte humoristlikku teksti, mis isegi tema enda meelest oleks tundunud olema trükikõlbulik. Aega kirjutada oli nii kodus kui hullumajas, autori sõnutsi Maa ja ilm, ja ta kirjutas selle aasta jooksul kokku 1,5 kaustikut luuletusi, 72 lehekülge, mida ta enda sõnutsi on siiani alles hoidnud, küll kui hoiatavat dokumenti grafomaania vohavast ja pidurdamatust iseloomust. Tõsi, 1986 ilmusid Veiko Märka esimesed luuletused trükis, Pikris number 2 ja peaaegu üle terve lehekülje. Autor meenutab, kirjatöö honorar oli 50 rubla, mis tänases mõõtkavas kõlaks ehk nii, ligi 1/3 kuupalkasest, keskmine kuupalk aastal 1986 võiski olla nii 170–180 rubla piires. Autor meenutab, Pikri honorarid olid silmapaistvalt kõrged, sest ajakiri kuulus kõige rikkamale ehk kommunistliku partei Keskkomitee kirjastusele. Autor jätkab, need värsid kirjutas ta aastal 1985, sest Pikri ilmumistsükkel oli 2 kuud ja sama palju läks toimetusel aega, et numbris nii palju mahtu leida. Ja kui inimene, kellel terve aasta jooksul midagi muud mõistlikku teha ei ole, suudab selle ajaga kirjutada ainult 1 ajakirja lehekülje avaldamiskõlbulikku luulet, siis seda on, autori sõnutsi, naeruväärselt vähe. Kõneks on jätkuvalt luuletaja ja mitmekülgse kirjamehe Veiko Märka mälestusliku kaldega teos Minu 1986. Raamat algab autori koduste olude, nooruspõlve ja tema keskkooliaja lähema kirjeldusega. Sealt edasi on jutuks Tartu ülikooli aasta ja edasi on jutuks 1986. aasta olud Eesti NSV-s, millised teemad olid ühiskondlikult aktuaalsed, mida tehti ja milliseid esimesi, aga veel
ka arglikke muudatusi võis senise stagnatsiooni pealispinna all märgata. Ja sealt hakkab edasi tulema põhiteema, Nõukogude armee ja kuidas sellest ähvardavast 2 või halvemal juhul koguni 3-aastases teenistuses merejõududes, kuidas küll sellest kõrvale hiilida. Autor meenutab, et 80. aastate keskel ei meeldinud talle Vene sõjaväe juures mitmendat aastat absoluutselt mitte midagi. Nõukogude armee oli tema jaoks ebaõiglane ja okupantlik. Vene armees oli ebaesteetiline ja peaaegu et kõik oli lausa kole. Autorile ei meeldinud end Tallinnas Rataskaevu tänavas käia sõjakomissariaadis arvele võtmas. Tema meelest valitses sõjakomissariaadis isiku vaba arengut pärssiv venekeelne keskkond ja ka esteetiliselt jättis selle asutuse interjöör rusuva ning autori huvitava sõnaseadega. Need ruumid jätsid kroonutruult tömbi mulje, nagu ka need sõjaväeosad, kus autor oli ekskursioonil käinud, näiteks Keila tankipolk ja Tallinna kõrgem ehitusvägede poliitiline kool. Ja autoril on veel mõned temaatilised tähelepanekud. Nõukogude armee sõdurivorm ei meeldinud samuti, see oli jumal teab mitme aastakümne taguse lõikega ning see vorm oli ebamugav ning sõdurite soengud, need olid äärmiselt lühikesed ja fantaasiavaesed, punkariharjaga võrreldes masendavalt näotud. Siin peaks lisama, et neil aegadel liikus teose autor Tallinnas punkarite ringkondades ja punkarite teravaharjalised ja mõnikord isegi värvitud juustega soengud ajasid alalhoidlikel Eesti NSV tegelastel piltlikult öeldes harja punaseks. Siiski ütleb autor ausalt, et tema punkari soengut kunagi kandnud ei ole. Keskkoolis ei lubatud, esimese ülikooli aasta jooksul ei tulnud see meelde ja järgneval ajal, ehk siis Nõukogude sõjaväest kõrvalehoidmise ajal, oleks selline soeng olnud täiesti arutu, sest nii tõmmanuks ta enda peale pahatahtlike inimeste tähelepanu. Autor meenutab, et toonastes kutsekoolides oli punkarihari, kui mitte lubatud, siis vähemalt ka mitte keelatud, aga miks, tekib küsimus, autor vastab kohe, kutsekoolidel oli vähegi intelligentse õppijate kokkusaamisega pidevalt suuri raskusi ja seetõttu kasutati kutsehariduse süsteemis mitmeid peibutisi, nii võis ka kutsekooli õpilane poest suitsu osta 16-aastaselt, tavanoor 2 aastat hiljem. Mida vanemaks raamatu autor sai, seda nürimeelsem, vaenulikum ja ebaõiglasem talle tundus olema see, teda ähvardav Nõukogude armee. Ta kuulis üha üksikasjalikumaid ja jubedamaid jutte armees valitsevast noorsõdurite piinamisest ja mõnitamisest. See viimane oligi see kõige tähtsam, see kõige peamine põhjus, miks ta tahtis vältida Vene sõjaväge. Autor ütleb ausalt ja otsesõnu. Kui ma oleksin arvanud, et mind ootab Nõukogude armee sees mugav, lõbus ja turvaline elu, siis oleksin okupatsioonile, anneksioonile ja muudele kisendavatele rahvusvahelise õiguse rikkumistele vilistanud. Ka koleda mundri ja soengu oleksin välja kannatanud. Aga tal ei olnud enam illusioone. Ta oli küll lapsena lugenud Nõukogude kirjaniku Boris Nikolski raamatut Lõbusad sõdurilood ja huumorihuvilisena pidas Veiko Märka kaua aega lugu selle raamatu huumorist, aga noore tudengina siis tundus see raamat talle juba alatu võltsinguna. Ta teadis Vene sõjaväest pääsemiseks mitmeid legaalseid võimalusi, aga ükski variant talle ei sobinud. Üks levinumaid mooduseid oli kiiresti abielluda ja laps saada, see andis kõigepealt aja pikendust. Ja kui õigel ajal ka teine laps sündis, siis sai Vene armeest päriselt vabastuse. Aga tal, noorel tudengil polnud kedagi, kellele teha selline ettepanek. Teiseks tundus autorile selline strateegia vastutustundetu, sest et ainult Vene sõjaväkke mineku vältimiseks 2 last soetada, see ei räägi just suurest soovist lapsed üles kasvatada. Ta ei uskunud selliste abielude harmooniasse ega kestvusse, ütleb ta igati ilusasti ja lisab otsesõnu juurde, nüüd küll tsiteerin autorit vaid ühe lausega, isegi kõige jõledama mõrra juurde poleks ma sellise jutuga minna julgenud. Tsitaadi lõpp. Üks alternatiiv oleks kaalumist väärinud, aga paraku sai raamatu autor sellest võimalusest liiga hilja teada. Nimelt ajal, kui ta käis Sauel keskkoolis, tegutses seal üks aktiivne noor miilits, kelle kohta on raamatus vaid eesnimi Lembit.
too Lembit organiseeris teose autorist ja tema mõnest sõbrast niinimetatud kunderlaste salga. Kunderlased olid miilitsa noored abilised, ühingu nimi võeti Nõukogude Liidu kangelase Jakob Kunderi järgi, kes kevadel 1945 Kuraamaal oma kehaga sakslaste Zoti avale viskus ja oma elu hinnaga selle relvad vaikima sundis. Teoreetiliselt võisid kunderlased näiteks tasuta avalikel diskodel käia korra valvamise eesmärgil. Nii siiski ei talitatud, sest et praktiliselt oleks selline käitumine tähendanud kõige otsesemat peksa saamise norimist. Nii et tegelikult need Saue noored kunderlased ei aidanud Nõukogude miilitsat kohe mitte kuidagi, aga nad said ilusad liikmepiletid. Ajal, kui Veiko oli Tartus sisseastumiseksamitel, käis militsionäär Lembit tema kodus, rääkis isaga ja tegi ettepaneku, et noormeks võiks astuda Nõmme miilitsakooli. See oleks sõjaväest vabastanud ja Nõmme asus Sauele igati lähedal. Aga nagu öeldud, see ettepanek tuli veidi hilja ja autor meenutab nii. Ja millegipärast ei kujutanud ma end miilitsana ette, tundus olevat liiga konfliktne ja liiga närviline töö. Paraku oli talle jäänud ka mulje, et selle ametipidajaid eriti ei armastata ega austata, iseäranis noorsoo poolt ning, mis ka oluline, Veiko Märkal juhtus keskkooli ajal miilitsaga eri põhjustel kokkupuudet ja need ei olnud mitte meeldivad kogemused. Aga ta jätkab oma mälestuste rada. Lembituga puutus ta uuesti kokku vähem kui aasta hiljem, nimelt 24. veebruaril 1984 olid mingid järjekordsed valimised, olgu siinkõneleja poolt lisatud, et need olid Eesti NSV ülemnõukogu valimised, õigemini hääletamised, sest valida polnud kellegi vahel, kõik need kandidaadid olid ülalt poolt määratud ja sellesse ülemnõukogu koosseisu sai koguni 285 saadikut. Tõsi, toona käis ülemnõukogu koos paar korda aastas ja vaid paar päeva, et üksmeelselt heaks kiita partei ja valitsuse otsused. Aga tagasi Veiko Märka raamatu juurde. Autor meenutab, et nende korter asus Sauel ühe valimisjaoskonna lähedal. Öösel oli keegi krundi serval üldkäidava kõnnitee kõrval asuva kõrge kuuse otsa roninud ja selle okstele suure sinimustvalge lipu laotanud. Et lipp asus küllaltki kättesaamatus kohas, siis kulus selle mahavõtmiseks koguni mitu tundi. Selle aja jooksul jõudsid paljud valijad käia oma silmaga riigivastast provokatsiooni uudistamas. Kuna valimisjaoskonna sissekäiku ehtis punalipp, siis esitas mõni hambamees, mõni irooniliselt meelestatud isik seal küsimuse, kumba lipu poolt ma õige hääletama pean. Tõsi, siingi vist peaks autori mõttekäigu vahele sekkuma ja küsima, kas need julged hambamehed tõepoolest seal valimisjaoskonnas selle esimehe kuuldes taolise küsimuse esitasid. Aga olgu, vähemalt on raamatu autor seda seika nii kirjeldanud ja meenutanud. Ja Veiko Märka jätkab, kirjutades nii: Lembit pidi asja uurima ja ta küsitles mindki, kusjuures tundus, et temagi võtab seda asja kerge huumoriga. Mina ei teadnud kogu loost midagi, valima minna ei mõelnudki, pealegi oleksin seda pidanud tegema Tartus. Lippu aga jõudsin vaatamas käia küll. Uhke tunne oli. Pead anda ei või, aga minu meelest jäigi saladuslik vabadusvõitleja tabamata. Kõneks on tänaseski saates Veiko Märka mälestuslik raamat pealkirjaga Minu 1986 Tiigri aasta hullumajas. Teos andis välja Tartu kirjastus Petrone Print ja see nägi trükivalgust eelmise aasta lõpupoolel. Jäi neile jutujärjega 1985. aastasse. Raamatu autor oli küll jõudnud Tartusse õppima kõrgkooli, kus ta õppis vähem kui aasta aega, sest siis teda eksmatrikuleeriti. Järgnevalt püüdis ta oma aega veeta nii ja naa, kuulata raadiot ja lindistada muusikat, rohkelt lugeda ilukirjandust, vaadata Soome televisiooni ja nii edasi. Ning laia silmaringiga noormees püüdis üht-teist kirjutada ja tal tekkis ajakirjade noorus ja pikker toimetustega päris korralik kirjavahetus, eks tema pakkus oma kaastöid ja sai enamasti ära ütlevaid vastuseid. Noorusele omas uljusega hakkas Veiko Märka koguni uut kirjandusvoolu kujundama, mille ta ise nimetas novismiks ja ta alustas novistide häälekandja esimese numbri koostamisega. Tänasel päeval kirjutab raamatu autor, et ta mõtles selle kirjandusvoolu asutamisele peamiselt igavusest ja tegu olnud väga elitaarse ja solipsistliku vooluga. Ega sellisel elul otseselt midagi ju viga ei olnud, ainult et paar
3 korda juhtus nii, et teda käidi kodunt otsimas, et talle isiklikult üle anda kutse ilmuda sõjakomissariaati ja järgnevalt Nõukogude Liidu relvajõudude tegevteenistusse. Nii tuli end varjata mõnda aega isegi ühes metsaonnis, kevadel 1985 isegi ühel kalmistul. Ning jätkuvalt tuli mõelda, kuidas ikkagi Vene armeest kõrvale viilida. Kas kiires korras abielluda ja saada järgnevalt kiires tempos ka 2 lapse isaks või minna õppima Nõmme miilitsakooli, mis samuti andis armeest vabastuse. Eriti suurejoonelise sõjaväest pääsemise võimaluse peale tuli ta ajal, kui käis veel ülikoolis. Nimelt oli Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse astunud lootusrikas jalgrattur Jaanus Kuum. Võistlusreisi ajal Norrasse kargas ta sportlaste grupist ära, taotles asüüli ja sai selle. Hiljem esindas ta mitu aastat Norrat profijalgratturina ja jõudis ka Tour de France'ist osa võtma. Autor meenutab, minu tuttavad epakad imestasid kõige rohkem selle üle, et Jaanus Kuum oli mitu päeva enne reisile minekut epaühikas avalikult oma ärakargamise plaani kuulutanud, aga vastavad organid ei kõssanudki. Ning olles kirjanduse huviline ja laia silmaringiga, nii võis ta veel kaalutleda. Muidugi võis ka kõige klassikalisemal kombel ennast väekõlbmatuks vigastada, nagu seda tegi Erastu Enn Liidia Koidula säärases mulgis pöidla maharaiumise teel, aga see tundus juba absurdne. Ja ta jätkab oma meenutuste lõnga. Isegi Nõukogude sõjaväkke minekule orienteerudes oli mitmeid võimalusi, mis võisid muuta armeeteenistuse aja märksa talutavamaks. Näiteks võis tublisti sporti teha, parimad spordipoisid paigutati spordiroodudesse, kus valitses teine õhkkond. Tehti hoolega trenni ja käidi võistlustel. Siin on autoril üks kohane näide käepärast võtta. Näiteks läks nii tema enda kursusevenna Priit Tasasega, kes otsekohe ülikoolile spordiroodu eelistas, kui võimalus tuli. Ja ta võitis 1992. aastal juba sinimustvalge lipu all Barcelona olümpiamängudel koos Roman Lutoškiniga sõudmises 2 paarisaarjulisel paadil 4. koha. Veel oli tagavara variante. Nii võis kutsekoolis õppida kingsepaks või kokaks. Neid ametimehi kasutati sõjaväes üldiselt omal erialal ning säästeti kurnavast füüsilisest ja vaimsest pingutusest. Võis käia Alma-Vüü kursustel ja õppida näiteks langevarjuhüppeid, nagu tegi autori üks klassivend. Sellise kursuse läbinu pääses eliitvägedesse, paremal juhul isegi välismaale. Andrus näiteks teenis Tšehhoslovakkias ja jutustas autorile hiljem, et seal olid päris toredad olud ja eriti ilusad olnud Tšehhi tüdrukud. Aga siiski. Ühel või teisel põhjusel ei katsetanud raamatu autor ainsatki alternatiivset meetodit peale hullu teesklemise. Ta küsib, näiteks miks ma peaksin kokaks õppima, kui ma ei taha sel erialal päevagi töötada. Kingsepana veelgi vähem, langevarjurina üldse mitte. Hulluses aga oli oma võlu. Peale hirmu juttude sõjaväest kuuldi seoses üht-teist veel Afganistani saatmise ja sealse sõjaga. Seda Veiko Märka eriti ei kartnud. Esiteks tegutses kogu hiiglaslikust Nõukogude armeest Afganistanis vaid väike osa, nii et see võimalus oli puhtaritmeetiliselt ebatõenäoline. Teiseks sõdisid kauges riigis enamasti eliitüksused, kuhu tema poleks sattunud. Kuna vaba aeg oli palju, siis uuris autor Jüri Saarma psühhiaatria õpikuid. Mitmesugustest vaimuhaigustest, milles raamatutes juttu tehti, imponeeris talle kõige rohkem skisofreenia. Manikaal-depressiivne psühhoos tundus simuleerimiseks liiga kurnav ja keeruline. Kaasasündinud arenguhäired nagu kretinism, debiilsus või idiootsus ei tulnud kõne alla. Igasugu leebemad närvihäired, näiteks hüsteeria, need tundusid liiga kergetena, et Vene sõjaväest pääseda. Aga jälle autori sõnutsi, skisofreenia seevastu oli kodune ja armas nagu Eesti saun. Üks kasulik teadmine, mille ta Jüri Saarma teostest edaspidiseks eluks omandas, kõlab nii. Normaalsed inimesed usuvad, et nad juhivad ise oma tegusid ja saatust, vaimselt haiged usuvad aga, et seda teeb keegi teine. Kirjasõnast veelgi huvitavamaks kujunes elav õppevahend Toomas, kes oli võitnud vabariiklikul keemiaolümpiaadil 2. koha ja plaanitses tulla ülikooli seda ainet õppima.
Lõpueksamite ajal pingutas aga ilmselt üle ja sattus mõneks ajaks hullumajja. Sealt välja pääsenud tuli noormees Tartusse ühikas vanadele koolisõpradele külla ja ühe tagasihoidliku õhtuse koosviibimise käigus sai autor temaga lähemalt tuttavaks ja ta hakkas kohe hullumaja elu üksikasju uurima. Autor jälgis hoolega Toomase silmi, püüdes omandada skisofreeniku hüplevat pilku. Midagi kummalist tema silmades tõesti oli, aga pigem kartus või ebakindlus või kohanematus. Autor meenutab, üritasin Toomaselt saadud muljet hiljem hullumajas kasutada, aga ükskõik kui usutavalt või võltsilt see välja tuli, mingit tähtsust tema saatuses see hüplev pilk ei omandanud. Kokkuvõttes kujunes vaid paaripäevane kohtumine Toomasega siiski positiivseks. Süvenes moraalne kindlus, et hullud on tõesti olemas ja lausa siinsammas, meie keskel. Nende käest on võimalik huvitavaid ja kasulikke asju teada saada ja neis pole midagi eemale tõukavat. Selle teemaga lõpetades märgib autor, et 13 aastat hiljem sai ta teada, et juba järgmisel suvel pääses Toomas ülikooli, kus omandas koguni 2 kõrgharidust peale keemia, teise kõrghariduse veel bioloogias. Aga kõige kasulikum nõuanne, mille ta neil ajal sai, see on järgmine. Pole mõtet hakata hullu mängima Nõukogude sõjaväkke võtmise ajal. See tähendab kas maikuus või novembris. See äratab kohe kahtlusi ja võib olukorda hoopis halvendada. Kindlam on hullu mängimisega alustada ükskõik mis muul ajal. Täna on eetris 5. ja ka viimane saade Veiko Märka uuest raamatust Minu 1986 Tiigriaasta hullumajas. Raamatu autor on luuletaja ja kirjamees, varem avaldanud näiteks luulekogumiku Tühja aju korinad, ilmus 1997, avaldanud luulekogumiku Keel tarretises, ilmus 2001, juttude ja satiirikogumiku Töörahva ilu, ilmus samuti 2001 ning üht-teist veelgi. Kunagine Tartu noorte autorite koondise liige ja esimees on praegu Eesti Kirjanike Liidu liige. Kõnes olev teos on tema mälestuslik teos ja see kuulub kirjastuse Petrone printsarja Ajalugu, kus enamasti on jutuks Eesti lähema ajaloo või lausa lähiajaloo jutud. Teose pealkiri ehk on isegi pisut eksitav, sest otseselt Seevaldi hullumajas viibimisest on juttu vähem kui kolmandik 134 leheküljelisest teosest. Teisalt on pealkiri jällegi igati sümboolse tähendusega, sest nii Nõukogude Liit kui ka selle koosseisu kuulunud Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ehk Eesti NSV, see oligi autori arvates aastal 1986 üks suur Seevald. Autor küsib otsesõnu, kuidas võrrelda ühiskondlikku situatsiooni ja üldist meeleolu Seevaldi territooriumil ja väljaspool seda, ehk siis Tallinna Vabariiklik psühhoneuroloogia haigla ning Eesti NSV aastal 1986. Ja tal on alljärgnev päris huvitav üldistus. Kahtlemata oli sees parem. Väljaspool valitses teadmatus tuleviku ees. Vähe sellest, et keegi ei teadnud, millega perestroika lõpeb, kõige tõenäolisemaks peeti varianti, et küll mõni kõva käsi selle korralageduse ja demokraatia võrsed varsti lämmatab. Ka tuumasõja oht polnud kusagile kadunud, süvenes kaubapuudus, keskkonna saastamine, migratsioon. Hullumajas aga oli turvaline, suhtlemine vaheldusrikkam ja jututeemad optimistlikumad, saastamine nullilähedane, osakaal migrantide Eestisse pumpamisel 0. Ning ta jätkab 2 lühendiga ENSV ja TVPH ehk siis Seevald. Mõlemad on formaalselt 4-tähelised lühendid, aga kui vastandlikud oma sisult. Eesti NSV ei olnud Eesti, sest võim oli täielikult Moskva käes. Nõukogude, aga võim ei kuulunud nõukogudele, vaid komparteile. Sotsialistlik, selle asemel oli hoopis käsumajanduslik süsteem ja polnud ka mingit vabariiki, sest polnud mingit vabadust riigist rääkimata. TVPH ehk Vabariiklik psühhoneuroloogia haigla, see asus tõesti Tallinnas, oli vabariikliku alluvusega, tegeles just ja ainult psühhoneuroloogiliste probleemidega ja ka haiglana funktsioneerimine ei tekitanud isegi kõige imelikumates patsientides märkimisväärseid vastuväiteid. Inimesed jäid nii sees kui väljaspool blanku olemuselt ikka üheks ja samaks.
igaüks säilitas oma individuaalse omapära, osakondi oli vabariiklikus psühhoneuroloogia haiglas palju, iga päev ühed tulid ja teised läksid, integratsioon ümbritsevaga toimus lakkamatult. Tulijad jätsid maha oma hirmud ja tüütud olmemured, minejad viisid kaasa reipa ja optimistliku meeleolu ning sisendasid seda ka ühiskonnas. Seega Veiko Märka annab raamatus ülevaatliku pildi Nõukogude Eesti lõpuaastatest, vaadates nendele sündmustele otseselt oma isikliku mätta otsast. Aga lugejatele edasi antav pilt on igati tõepärane. Ning õige imelik, kui Eesti NSV polnud kohe mitte kuidagi Eesti NSV, siis hullumaja polnud sugugi nii hull koht. Seal leidus koguni piisavalt haridust, haritust, mõistust ja kultuuri. Veiko Märka tegi teadlikult ettevalmistusi, et ta satuks hullumajja, sest tal polnud vähimatki soovi astuda Nõukogude armee teenistusse ning ega ta polnud ka ainus, kes hullumajja pages ajateenistuse eest, seda sama tegi nii mõnigi teine veel. Siin olid ka omad ohud, näiteks võis niinimetatud valge pilet, mis anti sõjaväest vabastatuile, tekitada tulevikus mitmeid komplikatsioone. Hull ei pruugi saada autojuhi lube, rääkimata juba pääsemisest mõnda välisriiki. Ning üsna raske oli ka võrrelda, kui on normaalne väeosa oma korra ja distsipliiniga, siis ehk ei olegi need 2 aastat nii hullud, kui näiteks olla 1 aasta Paldiski maanteel, seal asuvas psühhoneuroloogia haiglas. Ja nii tuli saada hullumajast küll tõhusad paberid, aga nii, et need ei rikuks ära järgnevaid eluaastaid. Kui muu seni avaldatud kirjavara puhul on Veiko Märka sageli kui satiirik, siis kõnes olevas raamatus on ta selline vaoshoitud ja soliidse stiiliga. Kõigepealt annab autor ülevaate oma noorusaegadest Saue ja Keila kandis, siis saab temast mõneks ajaks algaja punkar koos mõne seiklusega Tallinnas, millele järgneb lõbus tudengielu aasta Tartus, kui raamatu autorist sai EPA üliõpilane. Siis aga muutub üha paanilisemaks mõte, kuidas küll pääseda Nõukogude armeest. Siin on nädalate ja kuude kaupa enda varjamist toonases Harju rajoonis oma vanaema majas. Sellega kaasnes joomist ja sellega kaasnes haige vanaema eest hoolitsemist. Autor meenutab, 1986. aasta varasuvel hakkas tema emotsionaalne seisund tasapisi muutuma väljakannatamatuks. Jaanuaris jäi vanaema lõplikult voodisse ja jalgu enam alla ei võtnud. Vanaema lebas omaette toas, talle toodi puutokk, millega ta vastu seina taguma hakkas, kui abi oli vaja, enamasti süüa, juua või potile. Autor ütleb, see oli ühtaegu jõuetu ning raevukas peksmine, mis on tänaseni üks kõige ängistavamaid helisid minu elus. Ja nii pidi raamatu autor vanaema toitma ja teda kasima, seetõttu ahenes tema liikumisvabadus, ehkki päeval võis teda veel mõneks tunniks üksi jätta. Ometi oli päev päeva järel seniilse ja närvilise 81-aastase vanaema kantseldamine tüütu ja täiesti väljavaateta tegevus. Teine ja märksa konkreetsem põhjus ängi tekkimiseks oli asjaolu, et autori kursusekaaslased, klassivennad ja muud omaealised meestuttavad hakkasid riburada Nõukogude sõjaväest tagasi tulema. Vene sõjaväest kõrvalehoidmine, mis 2 aastat tagasi oli autorile tundunud romantiline, põnev ja vaimselt arendav, see oli aegamööda muutunud igavaks ja ebameeldivaks. Nii jõudis autor järeldusele, et ta peab midagi otsustavat ette võtma. Algul ta nälgis mõned päevad, 5. päeva hommikul saabus vanemate välja kutsutud kiirabi ja see viis nooruki üldtuntud aadressile Paldiski maanteel. Hääled peas, just nii ütles üks kanderaami tassiv sanitar elutargalt teisele, kui patsienti autosse topiti. Autor ütles tabavalt, mulle see meeldis, kõlas kuidagi optimistlikult. Ja sealt edasi algab juba haiglaelu kirjeldus. Seal oli algul, kui kõik unes, kõik tundus liiga ebatõenäoline ja kõik oli juhtunud äärmiselt kiiresti. Algul oli autoril plaan rangelt püsida, kontaktne ja edasi 4 streiki pidada. Aga sellest ei tulnud midagi välja. Juba esimesel päeval sai ta selgeks, et talle ei lasta haiglas ei nälgida ega vait olla.
seda mitte meditsiinilise personali sekkumise, vaid kaaspatsientide tõttu. Viimased olid uudishimulikud ja hakkasid kohe uurima, et kes too uus nägu selline on. Esimese iseseisva toitumisaktsiooniga juhtus kohe äpardus. Autor meenutab, olin saanud tagumikku aminasiini süsti ja see mõjus millegipärast halvavalt alalõualuudele, nõnda et ei saanudki enam mäluda. Laual oli hakkliha, mis talle nagunii maitses ja kõht oli nüüd eriti tühi. Lõpuks läks ta õe kabinetti, selgitas talle oma häda kuidagi moodi ära, sest rääkimisega oli samuti raskusi, sai uue süsti ja lõualuu hakkas taas korralikult funktsioneerima. Ta käis ka kaalul ja selgus, et kaalub pärast nälgimist 55 kilo, varem oli ta 60-kilone noormees, mida samuti polnud 176 sentimeetrise pikkuse juures mitte ülearu palju. Eks seegi andis tunda. Ja ta meenutab veel, kui tal veenist verd võeti, siis pidi Veiko Märka ääre pealt minestama, sest silme ees läks igatahes täiesti mustaks. Nädala raamat. Veiko Märka, Minu 1986, Tiigriaasta hullumajas, kirjastuselt Petrone print.